Purjetamine on minu jaoks olnud minu selline elu loomulik osa väga pikka aega, sest ma alustasin purjetamist 6-aastaselt juba, nii et tänaseks päevaks ütleme, minu enamus elu on olnud seotud osaliselt ka purjetamisega. Jaanuaris ekspeditsiooni juhid võtsid minuga ühendust ja rääkisid oma plaanist, soovist, et kui mul on võimalik, et ma seal osaleksin. Loomulikult see tundus väga selline huvitav plaan, mida Eesti ettevõtjad ja koostöös siis merendusringkondadega on nagu planeerinud ja siis samal ajal oli ka Tallink kui merendusettevõtjana toetamas seda programmi purjede ostmise näol, mis osteti siis purjelegend Paul Elvströmi järgsest tehasest. Siis me rääkisime Tallinkiga need läbi ja siis nii oligi, et siis selle baasilt selle esimese avaetapi tegelikult Tallinnast Kroonlinna, aga Kroonlinnas oli see nii-öelda see ekspeditsiooni ärasaatmine, et siis sellel etapil ma siis kaptenina sõitsin ja meeldejäävam kindlasti on see, et Eesti president sõitis meiega siis ühe etapi siis kaasa ja lisaks sellel etapil me sõitsime tegelikult kõigi oma 4 purjega ühte kodulahte, kus meie president on oma lapsepõlves oma ajad veetnud ja mis on talle väga meeldejääv ja kuhu ta alati soovib tagasi tulla ja kus ta tegelikult praegusel hetkel ka käib. Seal neid hetki oli väga-väga palju. Kogu see reis tegelikult ju, miks ta oli ka selline natukene sümboolne minu enda jaoks oli see, et ütleme, Bellingshausen sündis Saaremaal, elas 4.–5. eluaastani, siis läksid ära Peterburi ja Kroonlinna, siis mina samamoodi olen sündinud Saaremaal ja teine asi see, et ma ju tegelikult siis peale seda keskkooli läksingi Peterburi õppima, olin Peterburis Mereakadeemias, eks ju, siis sealt uuesti Tallinnasse, eks ju, siis ma elan Tallinnas, töötan siin Tallinnas ja Tallinkis ja siis viimane etapp veel sinna nii-öelda oma lapsepõlve maadele ja siis et see kõik on emotsionaalne. Mul on jah väga hea meel, et ma sellest osa võtsin ja sinna oma panuse anda sain.